Kui Nõukogude väed tungisid 1941. aastal Tallinna arhiividesse, leidsid nad midagi, mida ei pidanuks kunagi olema. Salajased kirjad, mida Johannes Lauristin kirjutas vanglast oma naisele, päevikud, kus ta kirjeldas oma viimast kohtumist kõrgeimate võimukandjatega ja dokumendid, mis sisaldasid plaane, millest isegi tema lähimad kaaslased ei teadnud. Kuid kohe pärast tema surma 1941. aastal kadusid need tõendid jäljetult. Kes need võttis? Ja veel tähtsam, mida need dokumendid täpselt varjasid? Miks mehe, kes tõusis tehase seinte vahelt riigijuhiks, isiklikud märkmed olid nii ohtlikud, et need tuli hävitada? Need küsimused on jäänud vastuseta üle 80 aasta, kuid täna esimest korda räägime tõest, mida need kadunud leheküljed võisid sisaldada. Johannes Lauristin sündis 1899. aastal Tallinnas, kuid mitte mõisas ega haritlaste peres. Tema isa oli lihttööline tehases, Tvigatel, kus õlilõhn ja metallitolm olid igapäevase elu osa. Juba 12-aastaselt seisis Johannes samal tehasevahetuses kõrvuti oma isaga, tema käed muutusid karedaks raua ja tule käes, tema silmad nägid, kuidas mehed töötasid 14 tundi päevas 2 rubla eest. Samal ajal kui tehase omanik sõitis mööda Tallinna tänavaid uues Benz autodes, mis maksis rohkem kui 100 töölise aastapalk kokku. See kontrast ei olnud lihtsalt ebaõiglus, see oli süsteem, mis lõi Johannese maailmavaadet iga päevaga sügavamalt. Kui teised poisid tema vanuses mängisid õues, luges Johannes valguse käes raamatuid, mida ta laenas tehase vanemate tööliste käest, Sola, Gorki, Tolstoi. Need leheküljed ei olnud lihtsalt lood, need olid kaardid uude maailma, kus sõnadel oli võim muuta reaalsust. Aga kas ta teadis juba siis, et tema enda sulest sünnivad read muudavad ühel päeval Eesti ajalugu? 1921. aastal, kui Eesti oli alles noor vabariik, ilmus ajakirjanduses nimi, mis pani inimesi kõnelema Juhan Madarik. See oli pseudonüüm, mille taga peitus Johannes Lauristin, noor mees, kes ühendas endas 2 näiliselt kokkusobimatut identiteeti, tehase töölise ja kirjaniku. Tema esimesed jutustused ilmusid ajalehes Tööhääl, kus ta kirjeldas tööliste elu mitte romantilise idealismiga, vaid toore aususe ja detailidega, mida ainult keegi, kes on ise seda elu elanud, suutis edasi anda. Tema romaan Riigikukutajad ei olnud lihtsalt kirjandus, see oli manifest, mis rääkis meestest ja naistest, kes julgesid unistada maailmast, kus õiglus ei olnud privileeg, vaid õigus. Kriitikud kiitsid tema stiili, aga võimud nägid tema sõnades ohtu. Kuidas saab üks mees, kes päeval keerab poolte tehases ja õhtul kirjutab revolutsiooni, olla lihtsalt kirjanik? Tema tekste loeti mitte ainult kultuurisaalides, vaid ka tehaste nurgatagustes koosolekutel, kus mehed sosistasid tema nimest nagu salasõnast. Johannes ei kirjutanud kuulsuse nimel, ta kirjutas, sest uskus, et sulel on võim, mida rusikas ei oma. Aga kas ta mõistis, et need read viivad ta kohta, kust paljud ei naasnud? 1923. aastal juhtus midagi, mis muutis kõike. Johannes Lauristin, 24-aastane kirjanik ja aktivist, valiti Riigikogusse, Eesti parlamenti. See oli erakordne saavutus mehele, kellel ei olnud formaalset kõrgharidust, kes oli kasvanud tehase müras, mitte ülikooli auditooriumides. Tema esimene kõne parlamendis oli nagu elektrilöök, ta rääkis mitte diplomaatilises keeles, vaid töölise keeles, otseselt ja kompromissitult. Ta nõudis 8-tunnist tööpäeva, sotsiaalkindlustust, õigust streikida. Saalis istusid mehed ülikondades, kes vaatasid teda nagu võõrast, kes oli eksinud valesse ruumi. Kuid väljaspool parlamenti, tehaste ja sadamate juures, kuulasid tuhanded tema sõnu nagu evangeeliumi. Võimud ei saanud seda lubada. Veel samal aastal, 1923. arreteeriti Johannes Lauristin süüdistatuna riigireetmises ja revolutsioonilises tegevuses. Tema kuritegu oli see, et ta uskus ja rääkis. Kohtuprotsess oli kiire, otsus ette määratud, vangla. Aga kas keegi võis ette kujutada, et see mees veedab järgmised 15 aastat trellide taga ja tuleb sealt välja mitte murdununa, vaid tugevamana kui kunagi varem? Vanglas, kus päevad sulavad üksteiseks ja aeg kaotab tähenduse, muutus Johannes Lauristin meheks, keda hiljem kirjeldati kui elavat raamatukogu. Tema kongis ei olnud mitte ainult voodikohta ja ämbrit, seal olid raamatud, mida ta luges saksa, vene ja prantsuse keeles, märkmikud, kuhu ta kirjutas oma mõtteid, luuletusi, esseid. Vanglateenistujad, kes kontrollisid tema kambrit, leidsid lehekülgi, mis olid täis filosoofilisi arutlusi Hegeli, Marxi, Engelsi üle.
kuidas saab mees, kes on isoleeritud maailmast, jätkata õppimist intensiivsemalt kui paljud vabad inimesed? Tema kaasarestantide meenutuste kohaselt pidas Johannes vanglas loenguid, ta õpetas teisi lugema, rääkis ajaloolisest materjalismist, analüüsis maailma majanduslikke süsteeme. Tema käekiri muutus väiksemaks, et säästa paberit, tema silmad nõrgenesid halva valguse käes, kuid tema vaim mitte kunagi. Iga kuu kirjutas ta oma naisele Olgale kirju, kus ta ei kurtnud oma saatuse üle, vaid kirjeldas raamatuid, mida luges, ideid, mida arendas. Need kirjad olid kodeeritud armastuskirjad mitte ainult naisele, vaid ka vabadusele, mida ta lootis ühel päeval näha. Kuid üks küsimus jääb, miks need kirjad kadusid pärast tema surma? Mis oli neis kirjas, mida keegi ei tohtinud lugeda? 1938. aastal, pärast 15 aastat vangistust, avanes Johannese kambri uks. Amnestia. Maailm, kuhu ta astus, oli muutunud, Eesti oli teistsugune, Euroopa oli teistsugune, kuid tema usk ei olnud muutunud. Ta oli 59-aastane, tema juuksed olid hallid, tema selg kõvera aastatest vangipingil, kuid tema silmades põles sama tuli, mis 25 aastat tagasi. Ta naasis kirjutamise juurde, kuid nüüd mitte ainult ilukirjanduse, vaid ka poliitiliste artiklite ja manifestide juurde. Ta rääkis koosolekutel, kus inimesed seisid tunde, et teda kuulata. Tema hääl, mis oli vanglas vaikinud, kõlas nüüd valjemini kui kunagi varem. Kuid samal ajal, varjudes, toimus midagi, millest Johannes ei teadnud. Euroopas liikusid armeede kolonid, diktaatorid tegid kokkuleppeid, kaardid joonistati ümber. 1940. aastal, kui Nõukogude Liit ja Saksamaa allkirjastasid Molotovi-Ribbentropi pakti, muutus Eesti saatus. Kas Johannes mõistis, et tema elu suurim tõus oli tulemas, kuid see tõus oli lahutamatult seotud tema rahva suurima tragöödiaga? Suvel 1940. aastal, kui Nõukogude väed sisenesid Eestisse, muutus poliitiline maastik üleöö. Vanad võimud langesid, uued tõusid. Ja seal, nende uute võimude tipus, seisis mees, keda paljud ei osanud oodata, Johannes Lauristin. 81. aastal juulis 1940 sai temast Eesti NSV rahvakomissaride nõukogu esimees, teisisõnu peaminister. Endine vang, endine tehase töölane, kirjanik pseudonüümi all, nüüd riigijuht. See oli enneolematu tõus, lugu, mis võiks olla romaani lehekülgedel, kuid see oli reaalsus. Tema esimesed otsused olid radikaalsed, maareform, tööstuse natsionaliseerimine, haridussüsteemi ümberkorraldamine. Ta töötas 20 tundi päevas, tema kabinet oli täis dokumente, kaarte, plaane. Kuid samal ajal tema lauasahtlis oli midagi, mida keegi ei näinud, isiklik päevik, kuhu ta kirjutas oma kahtlusi, oma hirme, oma lootusi. Miks mees, kes oli saavutanud kõik, mida ta kunagi unistas, kirjutas öösiti sõnu, mis kõlasid nagu hoiatused? Mida ta nägi, mida teised ei näinud? Oli üks õhtu 1940. aastal, kui Johannese kabinetti tuli külastaja, keda protokollides ei mainita. Keegi, kes saabus pärast keskööd, kellega Johannes rääkis üksnes 4 silma all, ilma sekretäride või nõuniketa. Tunnistajad, kes nägid Johannest pärast seda kohtumist, ütlesid, et ta oli kahvatu, tema käed värisesid, kui ta süütas sigaretti. Mida talle öeldi sel ööl? Kas talle pakuti võimalust põgeneda või öeldi talle, et tema aeg on läbi? Kes oli see mees, Moskva saadik, salateenistuse agent või keegi veel võimsam? Johannes ei rääkinud sellest kellelegi, isegi mitte oma naisele. Kuid järgmisel päeval muutus midagi tema käitumises, ta hakkas kontrollima oma isiklikke dokumente, põletama kirju, hävitamas märkmeid. Oli see ettevalmistus põgenemiseks või millekski palju lõplikumaks? Üks tema lähedane kaaslane meenutas hiljem, et Johannes ütles talle, ajalugu on jõhker kohtunik, aga ta on ainus, kes kunagi teab tõde. Mida ta sellega mõtles? Kas ta teadis juba siis, et tema lugu lõpeb traagiliselt? Johannes Lauristin ei olnud lihtsalt poliitik, ta oli paradoks. Mees, kes uskus ideaalide võimu, kuid elas süsteemis, kus ideaalid muutusid tihti tööriistadeks. Tema kõned olid täis viiteid kirjandusele, ta tsiteeris Shakespeare'i, Goethet, Puškini. Tema kabinetis, kõigi ametlike dokumentide kõrval, seisid raamaturiiulid, mis olid täis klassikalist kirjandust ja filosoofiat. Ta uskus, et haridus on ainus tõeline revolutsioon, et raamat on võimsam kui relv. Kuid kas ta mõistis, et maailmas, kuhu ta oli sattunud, ei olnud ruumi sellisele idealismile?
Tema viimased avalikud kõned olid täis vastuolusid, ühelt poolt ta rääkis progressist ja vabadusest, teiselt poolt ta pidi kordama loosungeid, mis tulid Moskvast. Tema nägu fotodel muutus väsinumaks, tema silmad kaotasid sära. Oli ta vang uuesti, seekord mitte trellide taga, vaid kuldsetes kabinettides. Tema lähedased ütlesid, et ta magas vähe, sõi vähe, rääkis vähe. Ta oli mees, kes kandis kogu rahva raskust oma õlgadel, kuid kellel ei olnud kedagi, kellele oma koormat jagada. 1941. aastal, kui sõda jõudis Eestisse, muutus kõik kaootiliseks. Armeede liikumised, evakuatsioonid, käsud ja vastukäsud. Johannes Lauristin oli endiselt ametlikult peaminister, kuid tema võim oli muutunud illusooriks. Otsused tehti mujal, kõrgemal, kaugemal. Tema viimased päevad on ümbritsetud saladusega, mõned allikad väidavad, et ta viidi Venemaale, teised, et ta jäi Eestisse. Ametlikud dokumendid ütlevad, et ta suri 1941. aastal, kuid täpsed asjaolud on ebaselged. Tema surma kohta ei ole ühtegi fotot, ühtegi tunnistaja ütlust, ühtegi meditsiinilist raportit, mis oleks avalikult kättesaadav. Miks? Miks mehe, kes oli riigijuht, surm on nii hästi varjatud? Kas ta suri haiguse, õnnetuse või millegi muu tõttu? Ja kõige tähtsam, kus on need dokumendid, mis kadusid tema kabinetis tema viimaste päevade ajal? Need küsimused on jäänud vastuseta üle 80 aasta, kuid iga küsimus viib meid lähemale tõele, mida keegi ei tahtnud kunagi avalikustada. Johannes Lauristini pärand ei ole lihtsalt poliitiline, see on kirjanduslik, intellektuaalne, inimlik. Tema romaanid, eriti Riigikukutajad, loetakse siiani mitte kui ajaloolisi kurioosumeid, vaid kui võimsaid kirjanduslikke teoseid, mis kõnelevad universaalsetest teemadest, õiglusest, võitlusest, ohvrist. Tema kirjad vanglast on avaldatud ja need on muutunud uurimisobjektiks kirjandusteadlastele, kes näevad neis mitte ainult isiklikke tunnistusi, vaid ka filosoofilisi manifeste. Tema elu on uuritud, analüüsitud, tõlgendatud läbi erinevate ideoloogiate, kuid üks asi jääb muutumatuks, ta oli mees, kes uskus, et sõnadel on võim muuta maailma. Kas ta eksis? Või on tema suurim pärand see, et me endiselt küsime neid küsimusi? Tema haud on Eestis, kuid tema mälu elab edasi mitte ainult monumentides, vaid ka nende inimeste südametes, kes usuvad, et üks inimene, üks sulg, üks hääl võib teha vahet. Aga kas me teame tõesti kõike tema loost? Või on seal endiselt lehekülgi, mis ootavad avastamist? Viimase hetkeni uskusin, et me pääseme, ütleb endine Eesti Julgeolekupolitseiameti ohvitser, kelle käed värisevad endiselt 35 aasta järel. Mida see mees teadis, mida meie ei tea? Täna õhtul räägivad esimest korda 3 endist Lauristini lähikonna liiget saladusest, mida nad on hoidnud aastakümneid. Nende avalikustused muudavad kõike, mida te arvate teadvat tema viimaste kuude kohta peaministrina. Üks neist oli tema isiklik sekretär, kes nägi dokumente, mida isegi valitsuse liikmed ei näinud. Teine oli tema ihukaitsja, kes seisis ukse taga, kui Johannes pidas salajasi kohtumisi kesköösel. Kolmas oli tema naine Olga, kes leidis tema päevikust kirjeid, mis olid nii ohtlikud, et ta pidi need põletama. Need inimesed on vaikinud, sest nad kartsid. Kuid nüüd, kui peaaegu kõik tunnistajad on läinud, on nad otsustanud rääkida. Mida nad näevad oma suletud silmade taga, kui meenutavad neid päevi? Millised ööd ei lase neil siiani magada? Ja kõige tähtsam, miks nad ütlevad, et Johannes Lauristini tõeline lugu ei ole see, mida ajalooraamatud räägivad? Kui Johannes Lauristin istus oma peaministri kabinetis 1940. aastal, oli tema laua peal midagi, mis näis olevat tavaline kantseleitarve, nahast kaustik punase pitseriga. Kuid see polnud tavaline dokument. See oli nimekiri. Mitte koosolekute nimekiri ega päevakava, vaid nimekiri inimestest, 13 nime, käsitsi kirjutatud Johannese enda sulega. Kes olid need inimesed? Tema isiklik sekretär Maria Kask, kes nägi seda nimekirja üks kord, kui Johannes unustas selle laua peale, ütleb täna, ma nägin seal nimesid, mida ma tundsin, ministrid, kindralid, isegi mõned tema vanad sõbrad vanglast. Iga nime kõrval oli märge, kas kuupäev või lihtsalt küsimärk. Ma ei julgenud küsida, mis see tähendas, kuid ma nägin Johannese näol väljendust, kui ta märkas, et ma olin seda näinud. Ta võttis kaustiku, lukustas selle sahtlisse ja ütles mulle, mõned asjad on paremad teadmata. Kuid ma teadsin. See oli nimekiri inimestest, keda ta pidi kas kaitsma või kellest ta pidi vabanema. Küsimus on, kumba?
see dokument kadus pärast Johannese surma, nagu kadusid paljud teised tema isiklikud paberid. Kes võttis selle? Kas see oli Moskva käsk või kellegi lähemal oleva käsi? Ja mis juhtus nende 13 inimesega, kelle nimed olid sellel nimekirjal? Johannese elu peaministrina polnud see, mida inimesed nägid avalikes kõnedes ja ajalehtede esikülgedel. Tema päevad algasid kell 5 hommikul ja lõppesid sageli alles kell 2 öösel. Tema kabinet oli täis suitsu, ta suitsetis kuni 30 sigaretti päevas, tema käed olid alati hõivatud kas paberi või pliiatsiga. Kuid tema kulutused olid paradoksaalsed. Samal ajal, kui ta allkirjastas dokumente, mis eraldas miljoneid rubla tööstuse arendamiseks, elas ta ise peaaegu askeetlikult. Tema korter Tallinnas oli tagasihoidlik, 2 tuba, vana mööbel, raamaturiiulid, mis vajusid kokku raamatute raskuse all. Tema riided olid samad, mida ta kandis juba enne peaministriks saamist, kulunud ülikond, parandatud kingad. Tema naine Olga meenutas, ta keeldus võtmast riiklikku autot isiklikuks kasutamiseks. Ta kõndis tööle jala, isegi talvel, isegi kui lumi oli põlvini. Inimesed ei uskunud, et see mees, kes kõndis nende kõrval tänaval, oli riigijuht. Kuid see askeetlikkus polnud lihtsalt isiklik eelistus, see oli poliitiline avaldus. Johannes tahtis näidata, et võim ei pea tähendama luksust, et juht võib elada nagu need, keda ta juhib. Kuid kas see oli piisav maailmas, kus võim mõõdeti hoopis teistes ühikutes, hirmus, kontrollis, kuulekuses? Oli üks öö 1940. aastal oktoobris, kui Johannese ihukaitsja Aleksander Tamm kuulis midagi, mis pani ta südame kiiremini lööma. Ta seisis ukse taga, kui Johannes pidas kohtumist mehega, keda protokollides ei mainitud. Aleksander ei näinud selle mehe nägu, kuid ta kuulis häält, madal, rahulik, kuid käskiv. Mees rääkis vene keeles, Johannes vastas eesti keeles, kuid oli selge, et mõlemad mõistsid teineteist täielikult. Aleksander kuulis fraase, mis jäid tema mällu, te peate mõistma, et otsused tehakse kõrgemal tasandil. Teie roll on neid otsuseid ellu viia, mitte neid küsitleda. Kui te ei suuda, leitakse keegi, kes suudab. Pärast seda kohtumist, kui võõras lahkus, jäi Johannes istuma oma laua taha, pea käte vahel. Aleksander astus sisse, pakkus teed. Johannes vaatas teda ja ütles, Aleksander, kas sa oled kunagi mõelnud, mis on suurem julgus, võidelda või alla anda? Aleksander ei vastanud, sest ta ei teadnud, mida öelda. Kuid see küsimus jäi talle kummitama. Mida Johannes mõtles? Kas ta kaalus võimalust astuda tagasi, põgeneda, vastu hakata? Või oli ta juba mõistnud, et tema saatus oli otsustatud ja tal ei olnud valikut? Johannese tervis hakkas halvenema 1940. aastal sügisel. Tema isiklik arst, doktor Heinrich Karu, kirjutas oma märkmetes, et Johannes kurtis pidevate peavalutuste, unehäirete ja südameklopete üle. Doktor Karu määras talle ravimeid, kuid Johannes keeldus neid võtmast regulaarselt. Ta ütles mulle, et tal ei ole aega haigeks jääda, meenutas doktor Karu oma hilisemates intervjuudes. Kuid oli midagi muud, mida doktor märkas, Johannese käitumine muutus. Ta muutus umbusklikuks, sulgemaks. Ta hakkas kontrollima oma toitu, keeldus sööma midagi, mida ta ise ei olnud näinud valmistamas. Ta vaatas pidevalt üle õla, nagu oodates kedagi või midagi. Doktor Karu küsis temalt, Johannes, kas sa kardad midagi? Johannes vaatas teda pikalt ja vastas, arst, hirm on luksus, mida ma ei saa endale lubada. Kuid ettevaatlikkus on kohustus. Mis oli see, mida Johannes kartis või mille eest ta end kaitses? Kas ta teadis millestki, mida teised ei teadnud? Tema meditsiinilised dokumendid, mis peaksid olema arhiivides, on kadunud või klassifitseeritud. Miks? Mis oli tema tõeline tervislik seisund ja kas see oli seotud millegi rohkemaga kui lihtsalt stressiga? Johannese kabineti seinal rippus kaart, suur kaart Eestist, täis märkmeid, nööpnõelu, jooni. See polnud lihtsalt dekoratiivne ese, see oli tema tööriist. Iga päev, kui ta saabus tööle, seisis ta selle kaardi ees minuteid, mõnikord tunde. Ta märkis sinna tehaste asukohti, raudteeliine, sadamaid, sõjaväebaase. Tema sekretär Maria meenutas, ta rääkis sellele kaardile, nagu see oleks elus. Ta ütles, siin me ehitame, siin me kaitseme, siin me kaotame. Ma ei mõistnud siis, mida ta mõtles sõnaga kaotame, kuid nüüd ma mõistan.
Ta nägi juba siis, et Eesti oli muutumas mänguväljaks suurte jõudude vahel ja tema roll oli mitte võita, vaid minimeerida kaotusi. Kuid oli üks koht kaardil, mida Johannes märkis punase ringiga ja mille kõrvale ta kirjutas ühe sõna: põgenemine. Mis oli see koht? Kas see oli sadam, lennuväli, piiriületus? Ja kas see oli plaan tema enda põgenemiseks või kellegi teise jaoks? Marja ütleb, ma ei julgenud küsida, kuid ma nägin, et ta vaatas seda ringi iga päev, nagu see oleks tema viimane lootus või tema suurim kahetsus. 1940. aastal novembris toimus midagi, mis muutis kõike. Johannese naine Olga leidis tema päevikust kirje, mis oli kirjutatud öö läbi, lehekülg täis kriimustusi, parandusi, sõnu, mis olid läbi kriipsutatud ja uuesti kirjutatud. Kirje algas sõnadega, kui keegi loeb seda kunagi, siis teadke, et ma tegin, mida pidasin õigeks, kuid ajalugu võib mind mõista teisiti. Olga luges edasi ja nägi nimesid inimestest, keda Johannes oli aidanud põgeneda, nimesid inimestest, keda ta oli pidanud ohverdama, nimesid inimestest, keda ta ei suutnud päästa. Iga nime kõrval oli lühike märge: Rootsi, Soome, vangla, teadmata. Olga ütleb täna, ma mõistsin sel hetkel, et Johannes ei olnud lihtsalt peaminister, kes täitis käske. Ta oli mees, kes mängis ohtlikku mängu, ta püüdis päästa nii paljusid kui võimalik, samal ajal kui ta näis olevat lojaalne süsteemile. Kuid see mäng oli surmav. Iga päästetud inimene oli risk, iga ohverdatud inimene oli koormus tema hinges. Olga põletas selle lehekülje pärast Johannese surma, sest ta kartis, et see võib ohustada neid, kes olid juba põgenenud. Kuid enne põletamist kopperis ta mõned nimed. Need nimed on täna teada vaid vähestele, kuid need räägivad loost, mida ajalooraamatud ei räägi, loost mehest, kes püüdis olla kangelane maailmas, kus kangelased surid esimesena. Johannese viimased avalikud kõned olid täis vastuolusid, mis olid nii ilmsed, et isegi tavalised kuulajad märkasid neid. Ühelt poolt ta rääkis progressist, haridusest, tulevikust. Teiselt poolt ta tsiteeris loosungeid, mis tulid Moskvast, sõnu, mis ei kõlanud nagu tema enda. Tema hääl, mis oli kunagi olnud tugev ja veenev, muutus väsinumaks, aeglasemaks. Tema nägu fotodel näitas meest, kes ei maganud, kes ei söönud, kes elas pidevalt pinge all. Üks ajakirjanik, kes intervjueeris teda 1940. aastal detsembris, kirjutas, Lauristin näeb välja nagu mees, kes kannab kogu maailma raskust oma õlgadel. Tema silmad on süvenenud, tema käed värisevad, kui ta räägib. Kuid tema sõnad on endiselt täis veendumust, nagu ta püüaks veenda mitte ainult meid, vaid ka iseennast. Kas Johannes uskus endiselt sellesse, mida ta ütles? Või oli ta muutunud näitlejaks, kes mängis rolli, mida temalt oodati? Tema lähedased ütlevad, et ta rääkis üha vähem kodus, et ta veetis tunde üksi oma kabinetis, et ta kirjutas ja kirjutas, nagu püüdes jäädvustada midagi, mis oli kadumas. Kuid mida ta kirjutas? Kus on need tekstid täna? Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid kõike Johannes Lauristini kohta, iga meditsiinilist saladust, iga põgenemisplaani, iga varjatud tunnelit Tallinna all. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas säilitada oma lojaalsus või päästa oma elu. 22. detsembril 1940. aastal tegid need inimesed valiku, mis muutis Eesti ajalugu. Kes olid need 12? Miks just see number 12, nagu apostleid, nagu vandunud? Johannese isiklik ring polnud juhuslik, iga liige oli valitud tema poolt isiklikult, igaüks kandis osa suurest saladusest, kuid mitte keegi ei teadnud kõike. See oli Johannese viis kaitsta nii neid kui ka iseennast. Kuid kui süsteem hakkas purunema, kui Moskva käsud muutusid üha ohtlikumaks, kui piir lojaalsuse ja reetmise vahel hägustus, pidid need 12 inimest otsustama. Mõned valisid vaikimise ja kadusid ajaloo hämarusse. Teised rääkisid ja maksid selle eest oma eluga. Üks neist, endine sideohvitser Jüri Tamm, ütleb täna esimest korda, me kõik teadsime, et Johannes oli surnud mees juba enne, kui ta tegelikult suri. Küsimus polnud kas, vaid millal ja kuidas. Meie valik oli lihtne, kas surra koos temaga või elada tema saladusega. Mis sundis neid valima? Ja mis juhtus nendega, kes valisid valesti? Johannese tervis polnud lihtsalt isiklik asi, see oli riigisaladus, mida kaitsti sama hoolikalt kui sõjalisi plaane. Tema isiklik arst doktor Heinrich Karu pidi allkirjastama dokumendi, mis keelas tal rääkida patsiendi seisundist kellelegi, kaasa arvatud Johannese enda perekonnale, ilma eriloa saamata.
Kuid see, mida doktor Karu nägi oma vastuvõturuumis, oli midagi, mida ta ei osanud oodata. Johannes, kes oli alati olnud tugev ja vastupidav, hakkas lagunema. Tema käed värisesid nii tugevalt, et ta ei suutnud enam kirjutada ilma tugita. Tema peavalud olid nii intensiivsed, et ta veetis mõnikord tundepimedas ruumis, käed pea ümber. Tema uni oli katkenud, ta ärkas iga 2 tunni tagant, higisena, karjudes nimesid, mida doktor ei tundnud. Doktor Karu määras talle ravimeid, barbituraate uneks, kofeiini ärkvelolekuks, südameravimeid rütmi stabiliseerimiseks. Kuid Johannes võttis neid ebaregulaarselt, mõnikord võttis ta topeltannuseid, mõnikord unustas ta need täielikult. Ta ütles mulle, meenutas doktor Karu, et ta ei saa endale lubada olla nõrk, et iga nõrkuse märk on relv tema vaenlaste käes. Kuid ma nägin, et tema keha ei kuulanud enam tema tahet. Ta oli mees, kes püüdis juhtida riiki, samal ajal kui ta ei suutnud juhtida omaenda keha. Mis oli tema tõeline diagnoos? Doktor Karu vihjab täna, et see polnud lihtsalt stress või väsimus, oli midagi sügavamat, midagi, mida ei tohtinud avalikustada. Kas see oli südamehaigus, mis võis teda igal hetkel tappa? Või oli see midagi muud, midagi, mida ravida ei saanud? Tallinna all, sügaval maa sees, eksisteerisid tunnelid ja punkreid, millest isegi ametlikud arhitektid ei tea täna. Need polnud ehitatud avalikult, vaid salaja, öösiti, kasutades vange ja sõjaväelasi, kes allkirjastasid vaikimislepingud. Kes need ehitas? Millal? Ja kõige tähtsam, kuhu need viisid? Johannese ihukaitsja Aleksander Tamm, kes saatis teda mõnikord nendesse kohtadesse, kirjeldab, sissepääs oli Johannese kabineti kõrval, varjatud raamatukapi taga. Kui vajutada õiget raamatut, avanes uks. Trepp viis alla, sügavale, kus õhk oli niiske ja külm. Tunnelid olid kitsad, valgustatud ainult nõrkade lambipirndega. Johannes kontrollis neid teid isiklikult, mõnikord koos Olgaga, mõnikord üksi. Ta kandis kaasa kaarti, mida ta värskendas iga külastuse järel. Ma küsisin temalt kord, kuhu need tunnelid viivad. Ta vastas, Aleksander, mõned teed on mõeldud põgenemiseks, teised lõksuks. Trikk on teada, milline on milline. Üks neist tunnelitest viis väidetavalt sadamasse, teine raudteejaama, kolmas ja see on kõige salapärasem, väidetavalt otse Nõukogude saatkonda. Miks Johannes vajaks teed saatkonda, kui ta oli ise valitsuse juht? Kas see oli tema pääsetee või tema vangla? Pärast tema surma suleti need tunnelid, sissepääsud müüriti kinni, kaardid hävitati. Kuid mõned neist teedest eksisteerivad endiselt, varjatuna Tallinna alusmaastiku labürindis, oodates kedagi, kes julgeb neid otsida. Arhiivid, sõna, mis kõlab kuivalt ja bürokraatlikult, kuid Johannese puhul oli see midagi palju võimsamat. Tema kabineti seifis, mida ainult tema ise sai avada, olid dokumendid, mis ei pidanuks kunagi eksisteerima. Kirjad, mida ta sai Moskvast, kuid mida ta ei näidanud oma ministritele. Raportid, mida ta kirjutas ise, kuid mida ta ei saatnud kunagi edasi. Nimekirjad, need kurikuulsad nimekirjad inimestest, keda tuli jälgida, arreteerida, ümber paigutada. Kuid oli ka teisi dokumente, mida vähem teatakse. Johannese sekretär Maria Kask meenutas, ühel õhtul, kui kõik teised olid juba lahkunud, nägin ma Johannest põletamas pabereid oma kabineti kaminas. See polnud tavaline, ta oli alati olnud hoolikas dokumentide säilitamisega. Ma küsisin, mis need on? Ta vastas, ajalugu, Maria. Ma põletan ajalugu, sest mõned tõed on liiga ohtlikud, et ellu jääda. Ma nägin üht lehekülge enne, kui see leekidesse kukkus, seal oli nimekiri kohtadest väljaspool Eestit, kus olid peidetud raha, kuld, dokumendid. Iga koha kõrval oli kood, mida ma ei mõistnud. Kas Johannes hävitas tõendeid oma tegevuse kohta või kaitses ta kedagi teist? Pärast tema surma tungisid tema kabinetti inimesed, kes ei olnud tema meeskonnast, nad avasid seifi, võtsid kõik, mis seal oli, ja kadusid. Ametlikult öeldi, et dokumendid viidi Moskvasse säilitamiseks. Kuid need ei jõudnud kunagi avalikesse arhiividesse. Kus need on täna? Kes neid hoiab? Ja mis on neis kirjas, mida me ei tohi teada? Oli üks mees Johannese elus, keda ta usalas rohkem kui kedagi teist, Viktor Kingissepp, tema vana sõber vanglast, tema kaasvõitleja, tema vend vaimus. Kuid 1940. aastal hakkas midagi muutuma nende suhtes. Johannese päevikus, mida Olga luges enne selle põletamist, oli kirje, mis kõlas nagu hoiatus, Viktor on muutunud. Ta räägib sõnu, mis ei ole tema enda.
ta vaatab mind nii, nagu ta hindaks, mitte nagu sõber. ma kardan, et ta on saanud käsu. kuid käsu kellelt ja miks? Viktor oli samal ajal kõrgel positsioonil, ta oli üks neist, kes koordineeris sidet Moskva ja Tallinna vahel. ta teadis kõike, mida Johannes tegi, iga otsust, iga plaani. kuid kas ta oli endiselt Johannese liitlane või oli ta muutunud tema jälgijaks? üks tunnistaja, kes soovis jääda anonüümseks, rääkis: ma nägin Viktorit väljumas Johannese kabinetist ühel õhtul, kui Johannes oli seal üksi. Viktor nägu oli karm, tema käed rusikais. ma kuulsin Johannese häält seest, ta karjus, mis oli haruldane. ta ütles: sa oled valinud nende poole, mitte meie poole. Viktor ei vastanud, ta lihtsalt lahkus. mõni nädal hiljem, kui Johannes suri, oli Viktor üks esimesi, kes andis ametliku avalduse, kus ta kirjeldas Johannest kui lojaalset teenijat rahva huvides. kuid tema sõnad kõlasid tühjalt, nagu loetud skriptist. kas Viktor oli see, kes andis Johannese üles? või oli ta lihtsalt mees, kes pidi valima kahe kurja vahel ja valis selle, mis lubas talle ellu jääda? Johannese viimased nädalad olid täis rituaale, mis näisid väliselt normaalsed, kuid mis kandsid endas sügavat sümboolikat. iga hommik alustas ta päeva samal viisil, ta seisis oma kabineti akna ees, vaatas välja Tallinna tänavatele ja sosistas midagi, mida keegi ei kuulnud. tema sekretär Marja ütles: ma arvasin alguses, et ta palvetab, kuigi ta oli ateist. kuid siis ma mõistsin, ta luges nimesid. nimesid inimestest, keda ta oli kaotanud, keda ta ei suutnud päästa. see oli tema viis mitte unustada, tema viis kanda neid endaga. iga õhtu lõpetas ta päeva teise rituaaliga, ta kirjutas ühe lause oma päevikusse. mitte pikka kirjet, vaid ühe lause. Olga, kes luges mõningaid neist lausetest, meenutas: üks lause ütles: täna ma valisin vaikimise, homme ma maksan selle eest. teine: kui ajalugu mind mõistab, siis mitte minu sõnade, vaid mu vaikimise pärast. Need laused olid nagu epitaafid, mida ta kirjutas iseendale iga päev. kas Johannes teadis, et tema aeg oli lõppemas? kas ta valmistus selleks või püüdis ta seda vältida? tema viimane lause päevikus, mida Olga meenutas enne selle põletamist, oli: homme ma teen midagi, mida ma ei saa tagasi võtta. andestage mulle. mis oli see, mida ta kavatses teha? kas ta kavatses põgeneda, tunnistada, vastu hakata? me ei tea, sest see homme ei tulnud kunagi. Johannese surm 1941. aastal on ümbritsetud saladusega, mis on nii tihe, et isegi täna, üle 80 aasta hiljem, ei ole selge, mis täpselt juhtus. ametlikud dokumendid ütlevad, et ta suri loomulikul põhjusel, südameatakk, ütlevad mõned, kopsupõletik, ütlevad teised. kuid ei ole ühtegi meditsiinilist raportit, mis oleks avalikult kättesaadav. ei ole ühtegi fotot tema viimastest päevadest. ei ole ühtegi tunnistajat, kes oleks ametlikult kinnitanud tema surma asjaolud. doktor Heinrich Karu, kes pidi olema tema juures, keeldus oma elu lõpuni rääkimast sellest, mida ta nägi. ainus, mida ta ütles, oli: mõned asjad on paremad jääda öeldmata, sest tõde ei muuda midagi, see ainult hävitab rohkem. Johannese keha maeti kiiresti, ilma avaliku tseremooniata, ilma võimaluseta lähedaste jaoks hüvasti jätta. tema haud on Eestis, kuid isegi selle täpne asukoht oli aastaid saladus. miks? miks mehe, kes oli riigijuht, surm ja matus olid nii varjatud? kas kardeti, et tema haud muutuks palverännaku kohaks? või oli seal midagi muud, midagi, mida ei tohtinud avalikustada? Olga, kes elas veel aastakümneid pärast Johannese surma, ei rääkinud kunagi avalikult sellest, mis juhtus nende viimases kohtumises. kuid tema lähedased ütlesid, et ta kandis endaga saladust, mis muutis ta vaikseks ja kaugeks. mis oli see saladus? kas Johannes rääkis talle midagi enne surma, midagi, mida ta ei tohtinud kellelegi öelda? esimest korda 35 aasta jooksul nõustub mees, kes vastas Johannes Lauristini isikliku turvalisuse eest, rääkima kaameratele. see, mida ta meile räägib viimastest nädalast režiimi ajal, keerab pea peale kõik, mida arvate teadvat. alates privaatsetest vestlustest Johannese ja Olga vahel kuni meeleheitlike põgenemisplaanideni, kuni hetkeni, mil nad mõistsid, et kõik on läbi. eksklusiivsed tunnistused, mis hoiavad teid hinge kinni. see mees, endine ohvitser Aleksander Tamm, elas varjudes, kartuses, et tema teadmised võivad talle saatuslikuks saada. ta nägi dokumente, mida isegi ministrid ei näinud.
Ta seisis ukse taga, kui Johannes allkirjastas käske, mis muutsid inimeste saatusi. Ta oli seal, kui Johannes viimast korda lahkus oma kabinetist. Ja ta teab, miks kõik need dokumendid kadusid. Ma olen vaikinud, sest ma tahtsin elada, ütleb Aleksander täna, tema hääl endiselt värisev. Kuid nüüd, kui peaaegu kõik on läinud, pean ma rääkima. Johannes Lauristin ei olnud see, kellena teda kujutati. Ta oli midagi palju keerulisemat, midagi, mida ajalugu ei ole valmis aktsepteerima. Mida ta nägi? Mida ta teab? Ja miks ta ütleb, et Johannese tõeline lugu algab alles nüüd? Johannese viimased kuud võimul olid nagu aegluubis, iga päev tundus pikem kui eelmine, iga otsus raskem kui eelmine. Tema kabinet, mis oli kunagi olnud täis energiat ja plaane, muutus peaaegu kloostri sarnaseks, vaikne, pimedavõitu, täis suitsu ja paberimägesid. Aleksander Tamm, kes seisis ukse taga iga päev, kirjeldab, Johannes ei rääkinud enam palju. Ta istus oma laua taga tundide kaupa, vaadates dokumente, kuid ma ei ole kindel, kas ta neid tegelikult luges. Mõnikord ta lihtsalt vaatas seina, tema silmad tühjad, nagu ta oleks kusagil mujal. Ühel õhtul ma kuulsin teda rääkimas iseendaga, ta ütles, nad tahavad, et ma oleksin nukku, kuid nukk ei saa kirjutada oma lõppu. Ma ei mõistnud siis, mida ta mõtles, kuid nüüd ma mõistan. Ta teadis, et tema roll oli ette määratud, kuid ta püüdis leida viisi kirjutada vähemalt oma viimane peatükk ise. Kuid mis oli see viimane peatükk, mida Johannes püüdis kirjutada? Kas see oli põgenemine, vastuhakk või midagi hoopis ootamatut? Tema lauasahtlis, mida avati alles pärast tema surma, leiti üks dokument, mis oli pooleli kiri, adresseeritud tulevastele põlvedele. Kirjas seisis, kui te loete seda, siis ma olen juba läinud. Kuid teadke, et iga valik, mida ma tegin, oli valitud kahe kurja vahel. Ma ei ole kangelane ega kurjategija. Ma olen lihtsalt mees, kes püüdis. Kiri lõppes pooleli lausega. Mida ta püüdis öelda? Miks ta ei lõpetanud seda? Oli üks öö 1940. aastal jaanuaris, täpne kuupäev on kadunud dokumentidest, kuid tunnistajad mäletavad seda kui öö, mil kõik muutus. Johannes oli oma kabinetis koos Olgaga, mis oli haruldane, tavaliselt ta ei lubanud isegi oma naisel olla seal pärast tööaega. Kuid sel ööl oli midagi erilist. Aleksander, kes seisis ukse taga, kuulis nende häält, mitte vaidlust, vaid intensiivset vestlust, kus mõlemad rääkisid kiiresti, katkendlikult. Ta kuulis Olga ütlevat, me peame minema, Johannes, praegu, täna öösel. Johannes vastas, kuhu, Olga? Kuhu me läheme, kus nad meid ei leia? Ja kui me läheme, mis saab neist, kes jäävad? Olga nuttis, Aleksander kuulis seda selgelt. Siis oli vaikus, pikk vaikus, ja siis Johannese hääl, rahulikum, ma ei saa põgeneda. Ma ei saa jätta neid. Kui ma lähen, siis nad maksavad selle eest. Kuid sina pead minema. Sina pead ellu jääma. Olga keeldus. Ta ütles, kui sa jääd, siis ma jään. Me oleme alati olnud koos, me jääme koos lõpuni. Pärast seda öö lahkusid nad koos, käekäes, nende näod väsinud, kuid rahulikud. Aleksander ütleb täna, ma mõistsin sel hetkel, et nad olid teinud otsuse. Mitte põgeneda, mitte võidelda, vaid aktsepteerida. See oli kõige julgemalt ja kõige traagilisem valik, mida ma olen kunagi näinud. Kas see oli tõesti nende valik või oli see ainus valik, mis neil oli? Johannese viimased avalikud esinemised olid kummastav vaatepilt, mees, kes oli kunagi olnud võimas kõneleja, seisis nüüd lavadel nagu vari iseendast. Tema hääl, mis oli kunagi täitnud saale, oli nüüd nõrk, peaaegu sosistav. Tema käed, mis olid kunagi rõhutanud iga sõna žestidega, rippusid nüüd lihtsalt tema kõrval. Üks ajakirjanik, kes oli kohal tema viimasel avalikul kõnel 1941. aasta veebruaris, kirjutas, Lauristin näeb välja nagu mees, kes on juba surnud, kuid kes ei tea seda veel. Tema silmad ei vaata publikut, vaid läbi publiku, nagu ta näeks midagi, mida meie ei näe. Tema sõnad on õiged, ta räägib progressist, ühtsusest, tulevikust, kuid need kõlavad tühjalt, nagu loetud skriptist, mida ta ei usu. Kuid oli üks hetk selles kõnes, mis pani kõik vaikima. Johannes peatus keskel lauset, vaatas üles, otse publiku silmadesse ja ütles midagi, mis ei olnud skriptis. Ajalugu on kirjutatud võitjate poolt, kuid tõde elab kaotajate südametes. Ärge unustage seda. Siis ta jätkas oma kõnet, nagu midagi poleks juhtunud.
Kuid need, kes olid seal, mäletavad seda hetke kui midagi enamat. See oli Johannese viimane tõeline sõnum, tema viimane katse öelda tõde maailmas, kus tõde oli muutunud luksuseks, mida keegi ei saanud endale lubada. Johannese tervis jõudis kriitilisse punkti 1941. aasta märtsis. Doktor Heinrich Karu, kes külastas teda peaaegu iga päev, nägi meest, kes oli füüsiliselt lagunemas. Tema kaal oli langenud üle 10 kilogrammi, tema nahk oli kahvatu, peaaegu läbipaistev, tema silmad süvenenud. Kuid kõige murettekitavam oli tema vaimne seisund. Johannes hakkas rääkima inimestega, keda ruumis ei olnud, ta kutsus nimesid, vastas küsimustele, mida keegi ei esitanud. Doktor Karu kirjutas oma märkmetes, patsiendi seisund on kriitiline. Ta vajab kohest hospitaliseerimist, kuid ta keeldub. Ta ütleb, et haigla on koht, kust ei tulla tagasi. Ma kardan, et tal on õigus. Kuid oli midagi muud, mida doktor Karu märkas, Johannese käitumine ei olnud lihtsalt haiguse tagajärg. See oli midagi teadlikumat, kontrollitumat. Ühel päeval, kui doktor pakkus talle tugevamaid rahusteid, vaatas Johannes teda ja ütles, doktor, ma tahan olla ärkvel. Ma tahan näha kõike, mis tuleb. Ma ei taha magada läbi oma lõpu. See oli hetk, mil doktor Karu mõistis, Johannes ei võidelnud surma vastu, ta valmistus selleks. Ta tahtis olla kohal, täielikult teadlik, kui see tuleb. Miks? Kas ta kartis, et kui ta kaotab teadvuse, siis midagi juhtub, mida ta ei saa kontrollida? Või tahtis ta lihtsalt näha oma lõppu selgete silmadega, ilma illusioonideta? Oli üks dokument, mida Johannes hoidis oma isiklikus seifis, eraldi kõigist teistest, must ümbrik, pitseeritud punase vahaga, millel oli tema isiklik pitser. Keegi ei teadnud, mis selles oli, isegi mitte Olga. Kuid pärast Johannese surma, kui seif avati, oli see ümbrik kadunud. Aleksander Tamm, kes oli seal, kui seifi avati, ütleb, ma nägin seda ümbriku varem, Johannes kontrollis seda iga nädal, võttis selle välja, hoidis seda oma kätes, kuid ei avanud seda kunagi minu juuresolekul. Ühel korral ma küsisin temalt, mis see on? Ta vastas, minu testament, Aleksander. Mitte raha või varatestament, vaid tõetestament. Kui seif avati pärast tema surma, oli see ümbrik läinud. Keegi oli võtnud selle enne meid. Kes? Ja mis oli selles kirjas? Mõned allikad väidavad, et see ümbrik sisaldas nimesid inimestest, kes olid vastutavad Johannese saatuse eest, nimesid neid, kes olid teda reetnud, nimesid neid, keda ta oli püüdnud kaitsta. Teised ütlevad, et see oli kiri, adresseeritud tulevastele põlvedele, kus Johannes kirjeldas kõike, mida ta oli näinud ja teinud. Kuid tõde on see, et me ei tea. See ümbrik on kadunud, nagu kadusid paljud teised tõendid Johannese elust. Kuid küsimus jääb, kes võttis selle? Kas see oli keegi tema enda meeskonnast, keegi, kes tahtis kaitsta teda isegi pärast surma? Või oli see keegi väljastpoolt, keegi, kes tahtis hävitada viimased tõendid tõe kohta? Johannese viimased päevad on ümbritsetud saladusega, mis on nii tihe, et isegi need, kes olid tema lähedal, ei räägi ühte ja sama lugu. Mõned ütlevad, et ta veetis oma viimased päevad kodus, voodis, ümbritsetuna Olgast ja mõnest lähedasest sõbrast. Teised ütlevad, et ta oli haiglas, isoleeritud, ilma külastajateta. Veel teised väidavad, et ta ei olnud kumbki kohas, et ta oli kusagil mujal, kohas, mida keegi ei tea. Ametlikud dokumendid ütlevad lihtsalt, Johannes Lauristin lahkus 1941. aastal. Ei ole kuupäeva, ei ole kohta, ei ole põhjust. See on kõik. Kuid need, kes teda tundsid, räägivad teistsugust lugu. Olga, kes elas veel aastakümneid pärast Johannese lahkumist, ei rääkinud kunagi avalikult sellest, mis juhtus. Kuid tema lähedased ütlesid, et ta kandis endaga saladust, mis muutis ta vaikseks ja kaugeks. Ühel korral, oma elu lõpus, kui ta oli juba väga vana ja haige, ütles ta oma tütrele, sinu isa oli kangelane, kuid mitte selline kangelane, nagu inimesed arvavad. Ta oli kangelane, kes valis kaotada, et teised võiksid võita. Mida ta sellega mõtles? Kas Johannes ohverdas ennast, et kaitsta teisi? Või oli see lihtsalt viis öelda, et ta ei suutnud võita süsteemi vastu, mis oli temast võimsam? Pärast Johannese lahkumist muutus Eesti kiiresti. Süsteem, mida ta oli püüdnud juhtida, jätkas liikumist, kuid ilma temata. Tema nimi kadus avalikust diskussioonist, ei olnud mälestustseremooniaid, ei olnud monumente, ei olnud tänavaid, mis kannaksid tema nime. See oli, nagu ta poleks kunagi eksisteerinud.
Kuid need, kes teda mäletasid, ei unustanud. Tema raamatud, eriti Riigikukutajad, jätkasid elamist, loeti salaja, edastati käest kätte nagu saladus. Tema kirjad vanglast, mis olid säilinud tänu Olga hoolsusele, muutusid dokumentideks, mida uuriti, analüüsiti, tõlgendati. Tema elu muutus legendiks, mitte ametlikuks legendiks, mida õpetatakse koolides, vaid rahvalegendiks, mida räägitakse vaikselt, privaatselt, nende seas, kes mäletavad. Mõned neist, kes olid tema lähikonna liikmed, kadusid, mõned põgenesid välismaale, teised kadusid lihtsalt, nende saatus teadmata. Viktor Kingissepp, tema vana sõber, kes paljud kahtlustasid reetmises, jätkas oma karjääri, kuid tema nimi on ajaloos märgitud küsimärgiga. Kas ta oli reetur või lihtsalt ellujääja? Doktor Heinrich Karu elas vaikselt, keeldudes kunagi rääkimast sellest, mida ta nägi. Alexander Tamm peitis end aastakümneks, kartuses, et tema teadmised võivad talle saatuslikuks saada. Kuid kõik nad kandsid endaga sama saladust mehest, kes püüdis olla midagi enamat, kui süsteem lubas, ja kes maksis selle eest oma eluga. Kuid siin on küsimus, mis jääb vastuseta, kas Johannes Lauristin oli kangelane või tragöödia ohver? Kas ta oli mees, kes püüdis muuta maailma, või mees, kes oli lihtsalt õigel ajal vales kohas? Ajalugu ei anna meile ühest vastust. Mõned näevad teda kui ideaalide märtrit, kes ohverdas kõik oma uskumuste nimel. Teised näevad teda kui naiivset idealisti, kes ei mõistnud võimu reaalsust. Veel teised näevad teda kui keerulist, vastuolulist tegelast, kes tegi nii õigeid kui valesid valikuid, kes oli nii tugev kui nõrk, kes oli nii kangelane kui ohver. Võib-olla tõde on see, et Johannes Lauristin oli kõik need asjad korraga. Ta oli mees, kes uskus sõnade võimu maailmas, kus võim kuulus neile, kel olid relvad. Ta oli kirjanik, kes sai poliitikuks, kuid kes ei kaotanud kunagi oma kirjaniku hinge. Ta oli mees, kes tõusis tehaseseinte vahelt riigijuhiks, kuid kes ei unustanud kunagi, kust ta tuli. Ja võib-olla see ongi tema suurim pärand, mitte see, mida ta saavutas, vaid see, mida ta püüdis saavutada. Mitte see, kuidas ta suri, vaid see, kuidas ta elas. Mitte see, mida ajalooraamatud temast ütlevad, vaid see, mida inimeste südamed temast mäletavad. On veel üks saladus, mis jääb, need kadunud dokumendid, see must ümbrik, need tunnelid Tallinna all, need nimed nimekirjades. Kus need on täna? Kes neid hoiab? Ja mis juhtub, kui need ühel päeval leitakse? Kas need muudavad meie arusaama Johannesest? Kas need näitavad meile meest, keda me ei tundnud? Või kinnitavad need lihtsalt seda, mida me juba teadsime, et Johannes Lauristin oli mees, kes elas keerulises ajastus, tegi keerulisi valikuid ja maksis nende eest kõrget hinda? Võib-olla me ei saa kunagi teada täielikku tõde. Võib-olla mõned saladused on mõeldud jääma saladuseks. Kuid see ei tähenda, et me peaksime lakkama küsimast. Sest iga küsimus viib meid lähemale mõistmisele, mitte ainult Johannesest, vaid ka meist endist, sellest, mida me väärtustame, mida me ohverdame, mida me mäletame. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Johannes Lauristini veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo ikoonide kohta.